No tšau, mul on teieni tuua üks halb uudis. Kes ootas jõuluvideo projekti sarja jätku, siis teadke, et ei ole üksinda. Ka mina ootasin seda. Aga vahetult enne jõule otsustas see tegelane siin, mis on minu arvuti kõvaketas, et ta ei soovi enam minuga koostööd teha, võttes endaga kaasa 3 video jagu materjali. See oli ääretult nõme käitumine temast ja ma ei olnud kuigi õnnelik sel hetkel, kui ma seda avastasin. Ma otsustasin, et selle asemel, et kiiruga midagi kokku visata, et üks video ikkagi enne jõule veel üles saada, ma võtan selle aja hoopis ja teen väikese tagasivaate läinud hooajale, mis oli minu YouTube'i kanali avahooaeg. Ma alustasin selle kanaliga umbes täpselt 1 aasta tagasi. Nii et ma tahaks siinkohal rääkida, mida ma õppisin, mida ma tegin hästi, mida ma oleks võinud teha paremini ning mida ma teen 2026 aastal paremini, et teieni tuua rohkem ja kvaliteetsemat sisu. Klipis nägite siis 2025 aasta 2 kõige enam ja 2 kõige vähem vaatamisi kogunud videot. Ja kui ma tagantjärgi neid videosid vaatan, siis ausalt öeldes ma arvan, et nende edu või siis mitte edu ei ole niivõrd seotud selle sisuga, vaid pigem minu oskusega panna videodele häid pealkirju, teha häid thumbnaile. Ja mis kõige tähtsam, siis leida uploadimiseks sobiv kellaaeg. Ma olen nüüd siin viimastel kuudel hakanud aru saama, et YouTube'i algoritm pushib oluliselt jõulisemalt videosid, mida hakatakse klikkima kohe pärast uploadimist. Nii et siit on kindlasti midagi kaasa võtta, et ma ei uploadi mitte siis, kui mul on mugav, vaid ma päriselt mõtlen sellega läbi. Kes on mind algusest peale jälginud või kanali peal käinud videosid vaatamas varem, see teab, kes ei tea, see saab kohe teada, et minu motivatsioon see kanal luua oli teha kanal sellisele kodus nokitsejale, hobiehitajale, hobielektrikule, hobimehaanikule, kellele meeldib ise asju ehitada oma kätega ja otsib inspiratsiooni, ideid, lahendusi probleemidele. Ja ma arvan, et ma tulin sellega selles mõttes väga hästi toime, et kui ma vaatan statistikat, siis esiteks ma näen, et teid on siia juba kogunenud päris palju, mis pakub mulle meeletult rõõmu. Selle eest ma paneks teile kõigile ühe suure laigi. Ja lisaks sellele, kui ma vaatan, kes mu videosid vaatavad, siis ma näen, et just täpselt see sihtgrupp ehk circa 50% vaatajatest on mehed ning vaatajate vanus jääb sinna juba minu ikka, ehk siis ütleme 25+. See on täpselt see, mida ma teha tahtsin. Mis on aga selle negatiivne pool, mis ma sellest kaasa võtsin, oli see, et kui ma teen ainult väga tehnilisi videosid ja suunan oma sisu tegijatele, kellel on kodus hunnik tööriistu ja kogemusi, siis ma ka jõuan ainult nende üksikute vaatajateni, kes on kõik eelkirjeldatult. Ehk siis uuel hooajal ma jätkan selle sama nišiga, ma kindlasti tahan teieni tuua veel rohkem projekte ja ehitamisi, aga samas ma tahaks ka, et mu kanal pakuks huvitavat ja inspireerivat vaatamist inimestele, kellel ei ole võib-olla mitte ühtegi tööriista, kes on just ostnud omale esimese kodu ja tahaks sinna kokku panna esimese riiuli. Nii et eesmärk on hoida joont, aga laiendada natukene seda teemat, et kõnetada rohkemaid inimesi. Mul on varasem kogemus olemas nii filmimise kui monteerimise kui uploadimise ja kõige muuga. See võtab üle ootuste palju aega. Ma ei osanud kindlasti alustades arvestada sellega, et ühe video peale võib vabalt kuluda 2-3 täist pikka tööpäeva. Vaatamata sellele, et monteerimine ja filmimine kõik võttis üle ootuste palju aega, ma suutsin ikkagi teieni tuua 15 videot, mis ühtekokku tõid minu kanalile 58 000 vaatamist ja ligi 1300 tellijat, mille eest ma olen super tänulik ja see on hullult inspireeriv, et jätkata, et näha, et inimesed päriselt vaatavad, teil läheb korda, te jätate kommentaare, see on üli äge ja see on nagu kirjeldamatult vägev tunne.
2026 hooajal ma võtsin endale eesmärgi, et ma tõstan selle videode koguse 2-kordseks. Ehk ma plaanin teieni tuua vähemalt 30 videot. Ma saan väga hästi aru, et oma selle väikese kitsa nišiga ma ei suuda kunagi konkureerida megasuurte tegijatega, kellel on kümneid tuhandeid subscribereid ja igal videol võib-olla 20-30 000 vaatamist. See ei olegi minu eesmärk. Minu eesmärk on tuua sisu inimesteni, kellele meeldib nokitseda, kes otsivad ideid, otsivad lahendusi ja sellega ma kavatsen kindlasti ka jätkata. Nii mõnigi teravam silm ilmselt märkas, et siin minu selja taga tahvli peal on mul enda jaoks välja kirjutatud videoideed, millest ma tahan teile tuleval hooajal videosid teha. Aga vaatamata sellele, et mul on seal mingi nimekiri juba ees, siis võta see minut ja kirjuta alla kommentaaridesse, milline oli sinu lemmikvideo läinud hooajal ning mis teema sind enim kõnetab. Olgu see aiandus, jalgrattad, mootorrattad, autod, paadid, metallitööd või jätkuma puutöö asjadega, sest just nii ma suudan pakkuda teile kõige ägedamat ja põnevamat sisu. Selleks korraks kõik, thanks, et vaatasite. Kohtume juba järgmises videos. Tšau!